Ma mäletan, kui ma Kalamaast läksin ära, ma olin viimasena meie vanas korteris. Kõik mööbel viidi ära, tuba tehti tühjaks. Ma magasin üksinda põranda peal, ühtegi mööblit ikka. Ma magasin seal nii kaua, kuni tulid uued elanikud ja asia mind ülesse. Nüüd on vaja ära minna. Aga see oli ka sellepärast, et seal elas minu esimene armastus ja kogu see kant, rajoon, see oli nagu tema päralt. Ma olen sellest kirjutanud. Ja sellepärast ma ei tahtsnud lahkuda uuele Mustamäele. Ma olen siin vahel mõnda rõõmu tundnud. Vahel on mõni hea mõtte siin pähe tulnud mulle. Eks siis seda võib-olla need ämliku võrgud on mul siin ja seal, eks ole. Ma neid pole ka maha võtnud ja mulle ikka jah, muidugi väiksed loomaksed meeldivad. Aga samas kassi mul pole, kass võiks olla. Võiks olla muidugi naisterahvas ka, aga mitte ükski naisterahvas pole siia tahtnud tulla. Või äkki on? Ei tulnud minu juurde tookord, kui õrnalt sosistasin tule, hing kinni, kevad vale. Ei, ma veel ei sure. Ma elukutset vahetan ja saapad jalga kängitsen. Su kallimate juurde jõuan enne sind. Sa elus ära millelegi enam looda. Jääb tulest puutamata sinu otsiv hing. Ka siis, kui üksitus sa enam eal ei tooda. Nüüd ära ilmsi ega unes kellelegi ütle tule, kes tuleb olla saab vaid nurjuja. Peas kiiver, vasksed nööbid rinnal, ma igaühe pääsu sulen, sest sinu elus olen nüüdsest tule tõrjuja. Mis asi üldse on ruum? No ruum, see on maailm, kus mulle meeldib olla, ta võib isegi väga väike olla. See praegune tuba, ta ei ole minu ruum. Mul pole üldse mitte mingisugust oma ruumi. Nii nagu pole see minu maailm. Nii nagu mu ema enne surma, kui ta natukene läks hulluks, tahtis pidevalt koju minna. Ma tean. Ta läks ukse juurde, tegi ukse lahti, et läheb koju. Tähendab ka tema ei tundnud, et see on tema kodu, see on tema ruum. Samuti ka mina ei tundnud, et see on minu ruum, minu kodu. Ta on mulle võõras. No hands free. Panen siia vahele, tal on see valjukas olemas. Valjukas võtab väga hästi, topib vahele ja ongi hands free. Sa mind kuuled? Väga raske on rääkida inimestega. Ma alati mõtlen, et võib-olla nad pole heas tojus ja siis ma ei tea, mis teha. Nagu ma ütlesin, et kui ma püüan rääkida poeesia keeles ja püüan anda mahedust oma kurjategija häälele nagu Margarita, siis ma ikkagi vastuseks kuulen artikuleerimata loomahäälitsusi. On küll. Aina rohkem ja rohkem. See on täiesti nagu suunaga sinnapoole. See on nii naljakas. Ma olen nii kaua siin ilmas elanud, ma tean, kuidas on. Ei olnud, oli suur seltskond ja ei olnud üksitust. Jah, imelik, vanasti seda polnud. Aga... Ja kõige halvem on nõukogude ajal, mida nad praegu räägivad, on minu kõige ilusam aeg. Kõige ilusam üldse maailmas. Sellepärast, et seal isegi kusagil Ameerika Ühendriikides ka sellist seltskondade läbikäimist, üksteisega suhtlemist ja mis kõige tähtsam, erinevate valdkondade inimesed
võitsid üksteist, meil olid füüsikud, meil olid astronoomid, meil olid kunstnikud, siis tulid kirjanikud ja nii edasi, kõik olid seal samas. Ei tule mitte iiagi tagasi. No see oli puhaste inimeste aeg. See oli inimeste aeg, kes väga võib-olla ei tahtnudki kaevata sellest kohutavast kuramuse inimese sügavas olemuses, vaid kes olid rahul vähesega. Aga me peaksime ju kuidagimoodi midagi tegema. Meie ei pea mitte midagi tegema, me peame magama ja ärkama hommikul ja õhtul käima sital ja peeretama ja siis minema õhtul jälle magama. Ei ole mitte midagi siin maailmas muud teha. Mitte midagi. Midagi sa ei valitse, mitte kunagi sa ei otsusta. Olen löönud käega kogu elule otsustavalt. Sõbrannadele ei räägi saladusi, mis on minu hinges. Ja nii ma olen otsustanud, tõmban tagasi. Mul on nii palju sõbrannasid olnud elus või sõpru, ütleme siis mehi ja naisi, aga ma olen otsustanud, et ma nendele enam ei avalda oma hinge pealt midagi. Nagu ometi on ka tõelisi südamesõpru sul ju ka, kes ei... Südamesõpru ei ole, ühtegi südamesõpru minul ei ole. Uskumatu. Kuidas see saab otsa? See on täiesti... Mis tähendab südamesõda, mis ma ütlen talle, millal mul hakkab menstratsioon või? Ei. Mina ma ütlen talle mitte midagi, keegi kedagi ei huvitagi. Rääkida oma hinge pealt mitte midagi ei huvita. Mis asja? See on mingi lollakas, siis pärast naeravad kahekesi järgi. Üks loll rääkis ja teine kuulas. See on uskumatu. Elu on nii raske, ei ole selge. See on uskumatu. No, sa tahad öelda, et sul pole mitte ühtegi inimest, kes mõtleks nagu natukenegi sinu moodi? Ei, minul ei ole. Mitte iiagi, ammu on kõik surnud. Kõik on surnud. Need olid vabad inimesed vabal maal. Need on surnud. Üks elab, aga see on täiesti liikumata, nagu voodi ja suu ei liigu. Seda on võimatu uskuda, Iiris, seda on võimatu uskuda. Sa või seda mitte uskuda, aga see on täpselt nii, maailm on sinnapoole teed. Praegu sõidavad ainult autod, ükski inimene ei kõnni hommikul tööle, me läksime mööda Suvila tänavat, kõik tundsid kedagi, kõik lehvitasid üksteisele. Suvila tänav oli väga pikk tänav Pääskülas, kus me elasime seal taga lõpus, kuni Pääsküla jaamani otse tuleb välja. Aga nüüd on nii, et keegi ei tea kedagi, isegi naabrimees ei lehvita, kui ta küsib lund või mina teen talle tere. No ühesõnaga, elu on absoluutselt teistmoodi, aga ma rohkem ei taha praegu rääkida, sest ma lähen liiga kurvaks. Mul on veel midagi tarvis täna teha. Peab võtta esimene ette juhtuv. Issa, mis ometi Vii ja Lolita on peal. Ma olen küll. Ei tea, neid on ma ei kahetsejad. Otto Skortseeni. Ei huvita praegu mind see Otto Skortseeni üldse, see terrorist, Hitleri terrorist, kes tegi sealt talle töid. Ikoon, väikene ikoon. See on siin, jah. Midagi, keegi kaotas, ma tõstsin ta ülesse. Ega ma temast midagi ei tea. Ta on olemas ja ta on püha kuju. See on mobiiltelefon, mille ma leidsin prügikassist ja tal on väga hea muusika osa. Ta on mõeldud spetsiaalselt muusika jaoks. Ta on kvaliteetne ja annab väga hea heli välja. Ja sellega ma käin ringi ja kuulan krappidega muusikat. Mitte ainult muusikat, vaid ma kuulen sellega ka kõike. Sa oled mu viimane lootus, mu surm, mu ilu ja valu. Sind eneses kannan nii kaua kui suudan. Sind ootan, kuni kord tuled. Tuled kogu valuga, mis sõnadesse ei mahu. Tuled hirmutava surmana, mis sunnib unustama elu. Tuled hingematvalt ilusana, pannes maailma kiirgama ümber minu. Sa oled mu ainuke lootus, mu talumatu lootus, mu ületamatu armastus ja kohutav tühjus mu hinges. Sind ootan, kuni kord tuled, sest olen pime, sest olen krampunud oma viimase lootuse külge kui hull,
kes muud ei mäleta enam kui sind, mu ainuke lootus. Ta on haige. Ta on väga haige. Sain Efka kätte ja käskisin tal lugeda ette. Ja ma siis viisin ka loomingusse ja osa asju Kareva avaldas ja ta on andekas luuletaja. Aga ta on muidugi väga haige. Ma ei tea, kas saabki terve olla üks luuletaja, eriti praeguses ühiskonnas. Laupäeva õhtu palavik. Jah, minu üks noorpõlve amatöörfilm. Räägib inimesest, kes on üksi kodus, aga ta mõttes kujutab ette, et ta rändab ringi ja läheb läbi kõikidest majadest, kõikidest inimestest, kõikidest saatustest, ööl, päeval. Ta tahab olla igal pool, ta tahab kõike haarata endasse ja lõpuks ta seiskub, on kodus, näeb nägemust, et keegi on tema ukse taga, aga siis selgub, et seda pole ja ta vajub tagasi voodisse ja uinub. Kallis rahvas, ma olen petnud teid juba siin tükk aega. Mul pole ühtegi raamatut. Kuigi on väga tahetud, et ma oleks avaldanud, aga ma pole kunagi olnud selleks valmis. Mitte kunagi selleks valmis. Kõik minu kirjutised on esindatud ajakirjas Looming. Esimene oli aastal 1994 ja viimane vist 2020. Nii et raamatut ei ole, kuigi minu hää protegee Asta Põldmäe, kes on mind avaldanud, kogu aeg tahtis, et ma raamatu avaldaksin ja ikka anti rahad olemas, toetus anti, kõik anti, aga ma ikka polnud valmis, sest ei ole head kogumikku, mida ma ise ette kujutasin. Ma pidevalt tegin ettevalmistusi, nii nagu ma terve elu olen teinud ettevalmistusi elamiseks. Nii sama asi on ka kirjandusega. Alasti naine, minust noorem, küljeles voodis. Ma ütlen küljeles, sest ta polnud võimeline end ise pöörama. Tema reied olid umbes poolemeetrise läbimõõduga. Kuid see ei peaks ju veel olema takistus oma armastuse leidmisel. Ja tema kõht, see lamaskles voodis tema kõrval nagu hiigelsuur ihuvärvi heinasaad, mis moodustas 70% naise kogu suurusest. Kaamera liikus selle naise näole, mis oli kaunis. Ta rääkis hingeldades. Seksi tahan. Seks on loomulik. Kõik inimesed peavad sama seksida. Ma katsin näo kätega. Mul oli häbi. Kuidas ma julgesin olla lapsikult seksi näljas ja vihata kõiki naisi selle pärast. No kuidas? Mul oli tohutut häbi. Ma ei saa sundida mitte ühtegi inimest, kes peaks lugema minu teksti, mis on 30 lehekülge. Inimene sureb ära igavuse kätte ja mind võidakse kohtusse anda pärast seda. Et inimene suri igavuse kätte minu lugusid lugedes. Sellepärast ma teen asju väga lühidalt. Me siin praegu vaatasime neid asju. Ma unustasin ühikasse vettusse, nii et ma olen mingit nuudlivett ja kloorist kraanivett joonud ainult viimase 5 tunni jooksul. Nii hea. Nii, et ma vaatan. Kus on see? Otsingumootor on ikka väga hea leigutis. Noorte leigutis otsingumootor. Uus. Silikoon välev, mis on see, kus nad neid asju välja mõtlevad? Oissand küll, kas ma pean see ette lugema? Mille? Mis on noorus?
hea meelega. Mis on noorus? See on kuuma, purskava vere hääl, mis on nii palju kuritegusid sooritanud ja mida vaid külm teras ja aeg on suutnud peatada. Nagu universumi hiigelplahvatus, sündiva tähe hullus, mida päike, keskealine, ohates pealt vaatab. Kuidas võiks teistmoodi nimetada noorust? Anti, ütle mulle üks asi. Kuidas saab tänapäeval üldse mingi asi olla underground ehk põrandaalune, alternatiivne, kui kõik on lubatud? Mis asi on underground? Tihtipeale tänapäeval on see probleem, et mingi artistide laulud lastakse illegaalselt välja, enne kui need väljas on. Või siis lastakse üldse mingid laulud välja, mida ta ei taha välja lasta. Aga see pole underground, see on rohkem niisugune poliitiline või mingi muusika maailma küsimus, see ei ole underground. Ma ei tea, veits üle pingutatud, aga nagu ma tean paari sellist. Underground on see, ütleme, mis heidab väljakutse ametlikule muusikatööstusele, maitsele, aga kas praegu on sul tuua näide, et see, mis on üldine, kas see noorte maitse ja nende sees on midagi veel, mis on underground, mis heidab neile väljakutse omakorda, nagu oli vanasti. Ma ei tea, ma oskan niimoodi väga öelda. Siis polegi undergroundi olemas üldse. No, võib nii öelda. Jah, tõesti nii võib öelda. Et reklaamitrikkina on underground nagu mõiste olemas, et midagi, mis on ebatavaline, mis pole ametlikult, nagu ütlekse, soositud, tunnustatud, populaarne underground, aga seda pole olemas tõesti. Jah, ega see Mustamäes elu, ega ma seda eriti omaks võtnud ei ole. Võib-olla väga paljud ei ole. Midagi sellist ehedat jäi sinna vana puurajooni, Lobutiku rajooni, nagu see Kalamaja oli. Imelik üle, see on nii kaua kestnud juba. Esimene aasta oli täiesti absoluutselt võimatu oli vastu pidada. Ja siin. Kogu rajoon on niisugune võõras külm. Ei noh, ma ei tea. Ta võiks olla niisugune, noh, mingi maakoht oleks loomulikult parem. No, kellel üldse saab meeldida tegelikult see karpelamu. Võib-olla neile, kes ei pööra selle suurt tähelepanu, aga see on siis, kui inimene on absoluutselt pühendunud mingile eesmärgile, nagu ta peab mingisse töö tegema ära, kirjutama, maalima. No siis on jumal temaga, kus ta elab. Ükskõik kus kohast, koonduslaagris, nagu Sooster või mis tahes kohas. Aga kui natuke tahad nagu mugavusi ka endale saada, siis hakkad ümberringi vaatama, et ei, see on ikka kõle, see ei ole päris õige koht, kus elada. Missugune laps ma olin? Üsna üksik laps. Mäletan, kui ma olin mingi 5-6 aastane, ema-isa läksid kuskile kaugele, noh, kuhugi, ma ei tea, suvitama või, ja siis ma olin üksi kodus ja lugesin. Raamat oli tihti aknalaua peal ja kali oli kõrval, kalja. Ja minuga oli täitsa kerge vanematel. Ma ei jond mitte kunagi. Kui läksin külla, siis ma vaatasin kohe, et kus on mingi raamat, mida saaks lugeda. Ma kirjusin häid koolikirjandeid. Neid tõesti loeti ette. Kiri Juhan Peeglile, Paldanava poistest kirjand. Jaa, nad olid head, aga mind ei huvitanud kirjutamine, et peaks hakkama kuskile nagu kirjutama, nagu Kivirähk hakkas väga noorelt kohe seal koolis kirjutama seal almanahhi või ei, seda mitte. Kirjutamine tuli hoopis hiljem, siis kui ma olin juba selles vanuses, kui enamik poeete olid juba ära surnud. Lugemistega on jah, meeles mõningad elamused, võt see Nägu udus raamat, Van Loon. Uskumatu, kuidas mõni raamat võib toimida erinevas eas. Ma lugesin seda 91. aastal, kui ma olin ikkagi väga noor. Ja jumal, kuidas see mulle meeldis, ta nii väga mulle meeldis, ta oli nagu mingisugune tippteos, nagu kevadest isegi parem ja nagu mingisugune lääne kevade ja kõik ja intriigid ja suhted ja imelik mõelda, 20 aastat hiljem ma mõtlesin, et ma loen ta uuesti üle
aga mul oli juba kogemus, et kui hakata üle lugema asju, nad hävivad, nad ei tundu enam sellised. Ma võtsin raamatu välja, hoidsin nädal aega avamata. Lõpuks avasin ja issand, missugune pettumus. Tavaline noortekas, mitte midagi erilist. Oleks võinud parem selle kinni panna ja tagasi raamatukokku viia ja jätta endale kujutlusse see tunne alles, see ehe tunne, mis ma raamatust tundsin, nagu udus. Mind nagu päris kirjandus tõi Indrek Hirv. Ta midagi luges ja soovitas viia loomingusse, sest mul endal poleks iialgi sellist mõtet üldse pähe tulnud. Ja siis need lood tulid. Kirjutasin valvepostil olles, kui ma töötasin ESS-is, valvasin Tiit Soku maja, mäletan veel. Ja siis võtsin kaasa mõnikord paberipliiatsi, 2 makki, mikrofoni ja ma tegin, et ma helindasin mõnikord luuletusi. Küll oma sõbranna omasid ja siis Baudelaire neid tekste 2 makiga. Need mõtted, mis tollal olid, need ei tule enam iialgi pähe. Mingil hetkel muutus niisugune nagu kirjutamisoskus väga heaks ja see oli, ma ei tea, kus see tuli taevast. Enam seda ei tule mitte kunagi, ma tunnen seda nii selgesti ja ma ei tea selle mehhanismi, kuidas see toimib, kui tuleb mingisugune hea mõte pähe. Kõige hullem sõnum oma naisele. Sinu kõrval ei saa olla joobunud. Pean kas olema kas purukaine või täielikult põhja jooma. Ritsikad helistasid väljas peaaegu nagu Vene ajal. Ainult pisut ehk ükskõiksemalt. Milleks neile minu pisikene kurblik süda? Võtta ajaleht lahti. Värsket sealiha kõik kohad täis. Luuletus, kui on seksuaalvahekord. Mis kasu, et oled siin alasti? Mis kasu, et tantsid kankaani? Ei suuda sind võtta, ei jätta, vaid õnnetult anudes nuttes su hinge ees kummardan maani. Ja, ma loen veel ühe seksuaalteemalise teksti. Seksuaalsuhetest on mul palju õppida. Oma kallimaga voodis olles huvitaks mind eelkõige keelekasutus ja siin on loomulikult suureks eeskujuks mulle Paul Ariste. Mitte mingit muusat kui sellist elus ei ole mul olnud. Ma olen natukene üksik inimene. Ma sündisin siia maailma, et elada. Elamine osutus võimatuks. Tuli kirjutada. Kahju. Astund mõni jalgma. Tunnen elu talla all kui vaipa. Kuid mulgi surma poole pööratud on valma. Tunnen elu talla all kui vaipa. Mulgi surma poole pööratud on valma. Kuid kütame kõik tuusti. Kütame kõik tuusti. Kütame kõik tuusti. Tuusti koomase. Kütame kõik tuusti. Tegelikult Marko Mägi sügavam sisu jäi avamata. See, mis ta tegi, ma filmisin, mul on temast palju materjale. Ma pidin üks naisterahvas tahtsin mul käest neid saada. Ma ei tea, miski pärast ma hakkasin ütlema, et rääkige tema emaga lolli peaga. Kui praegu ta näeb, siis helistagu mulle, ma annan kõigile inimestele ära kõik Marko materjalid. Mitu tundi on seda peal. Ta elas maailma elu selles mõttes, et see oli huvitav, see oli rock and roll ja ta ei hakanud nagu maakera või maailma ümber tegema, sellega võistlema, kritiseerima. Ta oleks olnud valmis kujul siin maailmas elama, ilma igasuguse võitluseta, isegi filosoofiata. Nagu väike laps, Peeter Paan. No mis filosoofiat teeb Peeter Paan? Ta tahab ainult olla lihtsalt ja kõik. Ta tahab, et maailm tahaks kõik sellisena, nagu ta ise oma kujutluses isegi ei kuulse. Ta on sellisena sündinud ja ta ei pea ennast muutma.
Marko Mägi korterist, siis võtsin kaasa mõningad raamatuid, mille vastu sugulased nagu ilmselt huvi ei tunne ja nagu üldse ei tunta huvi. Ja üks oli siis Kivirähki Ussi sõnad, mida ma olen varem lugenud, väga hea raamat. Ta on parem kui Rehepapp. Rehepapp kuidagi käivitus väga aeglaselt mul. Ma ei tea, miks pärast ta on nii rohkem üles kiidetud. See Ussi sõnad on palju parem raamat minu arust. No Kivirähk on jah, muidugi ta on ikka hea fantaasia, ta on väga töökas. Eelkõige töökas. Viitsib nii palju kirjutada. Ta on ise ka öelnud, et ta kirjutab liiga palju ja seal tuleb ballasti palju sisse. Aga noh, ta on töö selline, midagi ei ole teha. Ma ei teagi, mis on vanu häid raamatuid ikka üle lugeda on hea, aga no, väikesed poemid proosas, Baudelaire, no ma ei saa seda lugeda, ta on mul peas täiesti. No muidugi, see on ikkagi võrratu. Ja loomulikult Maria Under, ei saa mitte midagi öelda. No kes oskaks veel niiviisi tõlkida sellist mingit nagu lause katkedit nagu teda võlus sõnu seletamatu armsuse suure suu naer, punane ja valge, mis laseb aimata vulkaanilisel pinnal sündinud uhke lille imest. No võrratu tõlge. Ole vist saanud kätte selle tõlke inglise ja vene keelest, no ei ole ikka midagi võrreldavat. Võimalik, et isegi prantsuse originaal on viletsam, sest Maria Under ikka nii hästi tõlkis seda. See oli vist jah, Toilas ja aastal 30 olid seal Hudsoniga sulitamas. No see on Baudelaire, jah. Ta pole mitte kunagi mulle mitte mingi dekadent. Ta on mulle poeet, võrratu poeet on Charles Baudelaire. Ta ongi minu nagu selle perioodi esimene kirjanik, kui ma üldse hakkasin mingi 37-aastaselt kirjutama. Tema mõjutus oli kõige suurem. Muidugi kõik oli seda ammu lugenud, jah, see raamat on ju nii vana juba, aga ma sain ta kätte esimest korda. Oleks ma saanud seda raamatu kätte pubeka eas, tundlikus eas. Minust oleks isegi kirjanik saanud.